Tere tulemast siis järgmisse episoodi ja täna on meil külas Toomas Tensing. Sa oled pärit ühest hästi huvitavast ettevõttest, millest mina ei olnud tänaseni mitte midagi kuulnud. Selle nimi on Kevili. Millega Kevili tegeleb? Ta on põllumeestühistu Kivili ja põllumeestühistu Kivili tegeleb vilja kasvatamisega, vilja müümisega. Et see on kokku kogunenud on üks seltskond põllumehi, kes leiab, et ühistuline tegevus on see, mis on kõige efektiivsem ja kõige parem nende jaoks nii-öelda äri ajamiseks. Ja ta on kasvanud Kesk-Eesti põllumeeste või rapsikasvatajate liidust ja siis nüüd on ta algselt väikestest grupist on kasvanud suuremaks ettevõtteks, kus siis on praeguse hinnanguliselt ligi 160 põllumeest. See on päris arvestatav hulk nii-öelda väikseid ettevõtjad, aga kuna me täna oleme hakanud sellest digitaliseerimisest ja e-veoselehest rääkima ja meil väga mitmed podcastid ka sellest jutustavad, et kuidas üldse põllumeestel digitaliseerimisega on? Vili ju kasvab ja tuleb kombain, niidab ära, auto sõidab kuhugi ja mis siis? Paneme kirja, palju vilja oli ja ongi ju töö tehtud. Et ekslikult arvatakse, et põllumees tegeleb ainult selliselt nii-öelda vilja kasvatamisega ja nina ainult mullas, aga ja näpud ka või sõrmed siis nii-öelda just. Tegelikult Kivilis töötamise ajal ma olen veendunud, et väga uuendusmeelsed ja innovaatilised on põllumehed. Kui mina räägin siin e-veoselehest, aga kui laiemalt rääkida Kivili põllumeestest, siis nad kogunevad, digitaliseerivad kliimaandmeid, mullastikuandmeid, teevad analüüse, väga põhjalik ülikoolides lastakse teha, välismaa ülikoolides tehakse Eesti põllumeeste mullaanalüüsid. Nad väga täpselt proovivad välja arvutada täpselt, milliseid väetisi, milliseid taimekaitseid vaja kasutada, et nende eesmärk on võimalikult efektiivselt ja tegelikult ka sellega seoses tuleb ka loodussäästlikult see majandamine. Sest need väetised ja kõik need muud materjalid on niivõrd kallid, et kui ekslikult mõni inimene arvanud, et põllumees lihtsalt paneb nii-öelda kamalaga või loobib bioga seda väetist ja juhtub, siis tegelikult on suisa minnakse nii kaugele, et üks väetised ära läheb täpselt sellesse kohta, kus see taim kasvab, et ta ei läheks mitte niimoodi, et kuhugi suvaliselt põllu peale ja jälgitakse ka mulla temperatuure ja ilmastikolusid, et see oleks kõige efektiivsem. See on väga äge, sellepärast, et vahepeal nii-öelda ajakirjandust vaadates siis tundub, et põllumehel on ikkagi kogu aeg on raske ja ilm on kehv, aga me enne jõudsime rääkida, et tegelikult, et Eesti on väga suur ja tugev viljatoote, nii et me oma rahvad hoidame ära, et seda ma sain teada, see oli väga põnev. Aga kui me läheme tagasi selle logistika juurde, siis ma enne ka vestlesime, et vili kasvab, viiakse kuhugi, aga miks teil üldse seda digitaliseerimist vaja on? Et mis need kogused siis on? Mida üldse liigutab transpordi vaates Kivilis? Transpordi vaates, et vilja kasvatamine, vilja koristus on muidugi selles suhtes on väga pingeline, et siis kui viljakoristusperiood hakkab pihta, see on põhimõtteliselt 3-4 nädalaga koristatakse põhiline vili ära. Ja see on 100 000 tonne, et see efektiivsus on nii kõrge ja see vili tuleb viia kuivatitesse ja viia edasi vastuvõtu terminalidesse ja sadamatesse, kus toimub siis Eesti vilja eksport, et enamik meie viljast eksportitakse ära Eestist ja palju jääb muidugi omajagu jääb ka Eestisse, nii-öelda loomatoitudeks ostetakse Tallek või ükskõik millised ettevõtted. Et selle efektiivsuse tagamiseks Kivilis läksimegi nii-öelda digitaliseerimise teed, et võimalikult vähe minimaliseerida vigu ja hoida protsessil nii-öelda silma peal. Ma saan aru, et see selline põhiline, ütleme, suurem töö ongi seal suve lõpus, sügis algus, see ilmselt jääb ajaliselt ikka sellise suve vaatesse, august, september. Põhiliselt, jah, hästi. Et siis käib kõva selline töö on ja masinad sõidavad, kes ka Eesti peal ringi on sõitnud, näevad ju, et kombainid ainult uhavad, suured masinad on kõrval, kohe laetakse vili neile kenasti peale. Aga miks ikkagi see digitaliseerimine on ju oluline, et läbi mille sa sinna jõudsid? Ma jõudsin läbi, siis kui ma Kivilisse tööle tulin, siis
oli selge, et efektiivselt seda protsessi hallata ja juhtida ja digitaliseerimine, pärastpoole me jõuame sinna võib-olla täpsemalt kohale, et mingid otsuseid vastu võtta ja õigeid otsuseid teha, on vaja protsessist üle vaadata. Kui sul enamik protsessist läheb nii-öelda aeg, tööaeg ja vaev läheb selle, et informatsiooni edastada. Ma saan aru, et ikka paberi peal, eks ju, mul on ka siin täna paber. Minu esmased töövahendid olid paber, pliiats ja telefon. Hästi. Ja 90% sellest ajast mul oli ainult, kas kirjutasin andmeid üles ja edastasin neid uuesti telefoniga nii-öelda teistele osapooltele. Vahendasid siis niimoodi, et hästi, väga huvitav. Talunik andis teada, et tal on vaja näiteks 5 kormat viljera viia, mina helistasin siis transpordiettevõttele, hakkasin uurima, et kellel on, kus autod on. Ja siis kui mingi küsimus oli, siis helistas transpordiettevõtte tagasi, et ma jõuan või ei jõua või saan täna võtta, saan homme võtta. Talunik omakorda helistas, et kas tuleb täna või homme. Nii et päris huvitav. Mul oli telefon nii tuline, et ma ei saanud teda kõrva ääres hoidagi, sest et see hõõgus täitsa niimoodi oli edastatud nii puhk soojust, et ta ei suutnud seda neid nii-öelda maa jahtudagi. Mul tuleb meelde selle jutu peale siis toona, kes veel mäletab, et taksot tuli vanasti niimoodi tellid, helistasid, et tahan sõita sealt sinna ja siis operaator võttis vastu ja siis uuris taksojuhtide käest, kes saab minna ja siis helistas sulle tagasi, et täna me seda ette enam ei kujutagi, aga sina olid, millal sa seal sellises olukorras olid, kui kaua aega tagasi? No ütleme 7 aastat tagasi. 7 aastat tagasi. Ja siis rohkemgi, vabandust, et ütleme, et me digitaliseerimise peale läksime, ütleme niimoodi 7 aastaga Kivilist ma olen töötanud juba üle 10 aasta. No võt, aga millal siis aru said, et see selline vahendaja mängimine ei ole mõistlik ja alustasid digitaliseerimisega? Millal sa kõige esimesena ette siis võtsid oma meeskonnaga? Kõigepealt ma ütlesin sellist võimalust, et saaks üldse sellist haldust või sellist platvormi koostada, kuhu ma saan kokku korjata kõik näiteks veotellimused ja see veotellimused ma sain platvormil üles panna ja siis sealt saab nii-öelda veoettevõtted ise nii-öelda sealt võtta neid noppida omale tellimuse just. Noppida neid tellimusi. Nagu Bolti autojuht ilmselt nopib endale selle, et sõidan kuhugi. Aga sinna juurde käis ka tegelikult see, et iga koormaga tehakse ka pabersaatelehte ja see pabersaateleht oli jälle nüüd üks omakorda probleem, et kui päevast tuleb seal, võib tulla seal mitusada koormat ja siis keegi ei jõua nende satelliitidega tegeleda, aga vastavalt Eesti seadustele peab neid ju algdokument hoidma mitukümmend aastat ja siis need paperi virnad muudkui selja taga nii-öelda kasvasid ja kasvasid. Jäi sulle sinna ruumi ka sinna töölauaks või olid kõik ainult paberid? Ja nendega ei jõudnud ennem tegeleda, kui siis ütleme jõuluaeg oli näiteks minul selline aeg, kus ma istusin siis skänneri kõrvale, et need paberivirnad olid kõrval ja ma skänneerisin neid dokumente sinna sisse, et jääks mingi ütleme dokumenti või alusmaterjalina alles. Digitaliseerisid siis skänneri abil, jah? Skänneri abil digitaliseerisin. Ja kuidas töö motivatsiooniga oli, ma pean ikkagi vahele küsima, kas motivatsioon oli kõrge jõuluajal skänneri kõrval istudes? Ei olnud. Te oleks tahtnud muidugi nii-öelda töökaaslasega juttu vahepeal ajada, võtta natukene ka hinge tõmmata, sest ütleme suvine periood, kui viljakoristus käib, siis ei ole talunikel, ei ole nii-öelda päevadel vahet ja teistel töötajatel ka ei olnud vahet, et me nagu põhimõtteliselt töötasime kogu see periood hommikust õhtuni iga päev. Et minu suureks, nii-öelda, nagu ma olen alati naljatlemise öelnud, et suuremaks pidupäevaks on Eesti Vabariigi aastapäev, aga 20. august kahjuks on alati jäänud mulle märkamata. Et ei saagi aru, et on riigipüha. Jah, aga jah, kui nüüd tagasi tulla, siis skändisid muudku usinasti ja siis tegelikult ega selle momendilgi juba ma mõtlesin, et tuleb kogu see protsess leida seda võimalust, et seda protsessi täielikult digitaliseerida. Et võrreldes sellega, kus me praegu muidugi oleme, võrreldes sellega, millest me alustasime, see on väga suur vahe, et see hüppe on olnud ikkagi väga suur. Ühesõnaga, sa said aru ühel hetkel, et ei ole mõtet teha näiteks seda nii-öelda telefoni helistamise vahendamist digitaalseks siis jälle veosalehte. Mis tükid või tööd need veel olid, mida sai nii-öelda siis lihtsamaks teha? Et tegelikult on eks ta
meil on olnud kogu aeg selline siht nagu silme ees või põhieesmärk, et inimfaktorid ja asjatud inimfaktorid raseta ja aega raseta ja ressursse raseta mingite osade täitmiseks need tuleb võimalikult nii-öelda ära digitaliseerida. Ja mul eesmärgiks oligi tegelikult kogu protsessi digitaliseerimine, et ega siis ka saatelehtedega jändamine oli palju probleeme tekkis, et alati, kui mingi osa saab tehtud, siis hakkad nägema kõrvalt, et millised osad nagu nii-öelda veel, kus kohast veel king pigistab. Et kui alustad mingi nii-öelda teekonnaga pihta, siis näed ainult seda osa, kus alustad, aga ütleme, eelolevat osa nagu kuskil poole mäe pealt saad arvada, et ikka päkke tõus tuleb veel edasi, et siis sa pead nagu selle osaga nagu ära tegema. Et eks seal siis hakkasime seda digitaliseerimist edasi otsima, et meie eesmärk oli lõppkokkuvõttes, kuhu me nagu praegu oleme jõudnud, kogu info haldamine, müügitellimuste tulemine, veotellimuste edastamine autojuhtidele, siis pabersaatelehtede ärakaotamine, kõik paberid on nüüd nii digitaalsed ja lõpuks ka siis kogu andmete liikumine erinevate programmide vahel, raamatupidamisprogrammi ja siis me kasutame veebileerit siis selle veebileeri programmi vahel. Et küsin vahe korra seda, et me oleme siin varasemalt podcastides rääkinud ka sellest, et ka riigile sel juhul, kui sa oled digitaalne, on andmete edastamine lihtne, et vastab see tõele, on teil võimalik näiteks Statistikaametile, kui küsitakse mingid andmeid, lihtsalt teha teatud tegevused ja toimingud ja saata see aruanne teele, on see päriselt nii või on see muinasjutt? Ei, ma arvan, et see on päriselt nii, aga lisaks sellele muidugi meil käib audiitor iga aasta ja kui temal on vaja mingisugust algdokumenti, siis selle üles leidmine on minutite küsimus. Et ei pea kuhjas kuskil sorima. Et varem oli niimoodi, et mul olid need enamjaolt olid nad ära digitaliseeritud, siis pidid arvutist üles otsima kuu ja kuupäeva ja hakkama sealt siis nii-öelda PDF-i dokumente siis läbi lappama, aga nüüd võib kohe momentaalselt, aga eks see üks osa sellest digitaliseerimist oli, et minul oli kogu aeg veendumus, et varem või hiljem nii-öelda ka riik jõuab selle digitaliseerimise juurde ja ta hakkab näiteks küsima teatud andmeid, mis siis on need digitaalselt võimalik edastada, et seda juba nii-öelda ära ennetada, siis me juba ka selles osas, nagu, kui me veebileeriga koos maha istusime, siis võimalik oli see nagu ära teha, et praegu näiteks digitaalse või e-veose lehega, kui vedu käib, siis iseenesest politsei, kui tahab kontrollida, et mis autos on ja mis tal nagu koormus on, siis see moment, kui ta näiteks autonumbri sinna oma arvutisse süsteemi sisse lööb, siis ta näeb ära, et see on kivili-vili, tal on peal on isu ja ta sõidab Mugale, et see on... Ja tegemist taustal on korraliku ettevõttega. Jah, et kui tal on vaja kinni pidada, siis ta peab kinni, aga põhimõtteliselt tal on jooksev info olemas, mis maantee peal toimub. Seda küll. Sa mainisid enne seda, et kui on kuskil midagi, kus inimene teeb mõttetut tööd, et siis selle te automatiseerisite või digitaliseerisite. Kas see ei tekitanud meeskonnas ka mingit vastuseisu, et mis sa siin möllad oma digilahendustega, et ma jään ju tööst ilma, eks, ja kui minu töö on näiteks midagi sisestada. Kas sellist kogemust ei olnud? Vastupidi, näiteks meil terminalis laborandid, nende töö oli varem niimoodi, et kui auto tuleb kaalu peale, siis nad pidid süsteemi ja arvutisse sisestama kilogrammides selle koguse. Peal on 34 000 tonni või 34 000 kilogrammi vilja ja siis iga koorma puhul nad pidid seda 3 korda sisestama. Algul on auto täiskaal siis, ja tühikaal, tähendab mitte 3 või 2 korda tühikaal, et programm siis arvutas selle bruto- ja netokaalu vahelt või selle tühikaalu vahelt ära selle koormakaalu. Ja kui päevas sadu autosid käib, siis võib ette kujutada, kui pingeline tegelikult ja kui palju pinget tekitab inimesel see, et ta peab jälgima, et arvude sisestamisel ei eksi. Et kogu aeg sisestab päevast päeva 5-kohaliseid arve ja olla hirmul ja pinge all sellepärast, et need mõni null on puudu mõni null või mingi number puutub, siis tegelikult võis see tekitada ju talunikule kas ka näiteks kahju, et sisestas näiteks valesti numbrid, pärast ei võtta tagantjärgi on väga raske kinni võtta,
kui ta nüüd, kas ta oli nii või naa, et see koorem on maha valatud ja viljateraselt enam nii-öelda suurest hunnikust enam välja ei korja. Ühesõnaga ma saan aru, et see pigem oli inimestele nagu meeldiv, positiivne ja need inimesed, kes siis sellise nii-öelda käsitööga tegelesid, need on tänaseks leidnud endale uued ja huvitavad väljakutsed samas ettevõttes. Ei, no eks neil olid nii ehk naa, nad pidid see numbrite sisestamine oli nagu üks osa ainult sellest tööst, et nad saavad nagu keskenduna näiteks proovide tegemisele, analüüside tegemisele, viljaanalüüside tegemisele, aga mitte nii-öelda kuivale numbrite sisestamine, mis võttis aega. Nüüd on, kui auto sõidab kaalu peale, protsess näeb välja niimoodi, et on tehtud e-veose leht. E-veose leht on iga auto põhine, autonumbril, seal peab olema autonumber, vedaja ja juht taga. Kui auto sõidab meil terminalis kaalu peale, siis numbri tuvastussüsteem loeb selle numbri ära, ta leiab selle autonumbri üles sellest kogu e-veoste süsteemist, et sellel autol on tehtud otse koorem ja siis need kaalud jooksevad juba automaatselt sellesse süsteemi, et laborandil enam ei ole vaja neid numbreid sisestada. Et kindlasti meil oli probleemiks pigem, kui nüüd vastuseisust rääkida, siis pigem autojuhtide koha pealt, sest viljakoristusperioodil võib sõita seal sadu autosid, juhid vahetuvad, nad kõik peavad seda nii-öelda rakendust kasutama, et muidu ei olnud sellel mingit mõtet seda teha, et pigem nende nõustamine ja kaasaitamine, et nad seda kasutama hakkaksid, see oli pigem mitte vaevaline, aga nõudis sellist rahulikku meelt ja kindlat hoiakut ja kindlat teadmist, et kuhu sa välja tahad jõuda, et sa autojuhtidele täpselt samamoodi rääkisime, et kui te see aasta seda ei tee, siis järgmine aasta tuleb niikuinii teha. Et pääsu ei ole. Sellest pääsu ei ole, et lihtsalt hakkame sellega pihta ja ongi kõik. Et me oma digitalismi protsessiga tegelikult ka jõudsime sinna kanti, et kuna meil paljud viljakormad lähevad nii Sillamäele kui Muugale, mis on need tollivabad tsoonid, siis paar aastat tagasi me põhimõtteliselt nüüd tõmbasime juti vahel, et ilma digitaalse veoseleheta sinna territooriumile ei pääse, kuna auto sissesõidul nõuab turva, see tollitsoon nõuab, et autol oleks isikukood paberi peal olemas, juhi ees ja perekonna nimi ja mis kaup tal peal on, siis nüüd on see pabersaatelehte peal olid need osad, need nii-öelda teemad nagu piltlikult öeldes olid nagu puudulikud. Nüüd on selles suhtes niimoodi, et kui autol on digitaalne saateleht, siis ta läheb riigi poolt omamas tollitsooni sadamasse sõidab ja see sama saateleht, seal on ka kaamerad üleval, nad loevad selle autonumbri ära ja ta teab juba, mis kaup tuleb, ta teab, kes seal juht on, ta teab, mis tal on isikukood on ja automaatselt tehakse ka siis nii-öelda sissepääsuluba. Et see sissepääsuloa jaoks enam ei ole eraldi nii-öelda me vajad Muuga sadamale näiteks ei ole vaja enam eraldi, me ei saada näiteks autojuhtide andmeid ja siis nii-öelda Exceliga saatsin muidu autonumbrid, autojuhtide nimed ja isikukoodid, et tema tuleb ja siis tehti neile load, aga nüüd on iga veos on nii-öelda, et toimub eraldi loaga sissepääsuna. Kas see kogu see ütleme, Kivili digitaliseerimine oli siis selles mõttes nagu vabatahtlik, et te tahtsite teha või riigi poolt oli kuskil mõnes etapis ka nii-öelda nõuded juba, et te peate ühel hetkel hakkama mingisugustes kohtades näitama digitaalset dokumente? No nõudeid ei olnud, riigi jaoks oleks piisanud sellest paberist, aga kuna me tegime sellised digitaliseerimise protsessi sellisel moel juba ära ja andmed olid seal juba olemas, siis vähemalt riigi poolt ma arvan, et siis tuli niimoodi, et see protsess võeti nagu need andmed omaks, need süsteemid saadavad siis juba automaatselt juba need nimed ja vajalik info sinna ära ja see toimub palju kiiremini. Et ma tean, et näiteks kui autojuhid praegu peavad ise ennast registreerima sinna kasutajaks, nad panevad ise oma isikukoodid, oma nimed ära, kui mingi nimi oli nagu puudulik või näiteks oli ainult pandud eesnimi ja perekonnanimi olnud pandud, siis see nimi leiti üles ja see auto pandi tol momendil nii-öelda blokeerida ära, ta ei saanudki sinna Muuga väravas sisse. Ennem kui autojuht korrektselt tegi selle oma konto korda, sest et seal peab olema ees ja perekonna nimi, et nii-öelda nagu ikka saatelehted peab olema, et kes on kauba vedaja, siis ta peab olema see korrektselt täidetud.
No absoluutselt, sellepärast, et iseenesest on ju sellistel aladel, tollitsoonidel ja muudel sellistel aladel peab olema selge, kes seal liigub ja millega ta seal liigub, mõistetav. Aga mida sa soovitad siis ettevõtetele, kes alles mõtlevad selle digitaliseerimise peale, oli see siis tõesti nii hirmus, kui me rääkisime sellest kasutajakogemusest ja edukast praktikast, mis teil ju tänaseks selja taga on, et on see siis nii hirmus või tagantjärgi vaadates on hea meel, et on tehtud? Hea meel ja tegelikult annab ju tegelikult, no mis on nagu digitaliseerimise üks osa on see, et olgu see siis millisel tasemel tahes, sa saad tegelikult kiiresti kätte informatsiooni, mis tähendab informatsioon, sa saad info kogumi, mille põhjal sa saad teha analüüse ja sa saad teha otsuseid, kui sul see jääb nii-öelda pimedas, nii-öelda kobamine on see, ilma selleta praegu tunduks, siis sul on võimatu teha nii-öelda õigeid ja kiireid otsuseid ja efektiivseid otsuseid, et selles suhtes me oleme nüüd küll selles väga nagu ütleme heas olukorras, et ma näen nii-öelda põhimõtteliselt ma näen iga kell online'is, et kuidas miskid asjad jooksevad, millised koormad jooksevad, kui palju tonne kuhugi jookseb, et ma saan igas ajahetkel seda välja võtta. Me saame jälgida ka digitaalset ladude täituvust, et niimoodi, et me saame väga kiireid otsuseid vastu võtta võimalikult nii-öelda efektiivselt. Kas see nüüd 20. august on sul ikkagi see päev, mida sa märkad ka või ei ole veel seal? Aga ma ikkagi olen töö mõtetes ja töölainel. Hästi, aga siis on väga positiivne näide taaskord, kuidas tegelikult pika aja ja rahuliku meelega saab digitaalseks ühe vahva ettevõtte küll ja aitäh sulle tulemast ja tänan sind selle vahva vestluse eest.